Tere, head Viljandi inimesed. Järgmine kandidaat meie nimekirjast on minuga siin. Tere, Tarvo. Ja, tere õhtust. Tarvo Moss, meie kandidaat samamoodi nendel valimistel nüüd esimest korda. Võib-olla sa natuke tutvustad ennast, et millega sa tegelenud oled, mis sinu taust on? Ja, et ma olen 30 aastat tegelenud siis ettevõtluses, konkureerimise, arendamise ja efektiivistamisega. Ja olen siis siin teinud seda Viljandis alates 1995. aastast, kui ma erastasin tikuvabriku. Ja Viljandi on ikka mind täiega nagu endasse imenud, et võib öelda, et põlisest tallinlasest on saanud nüüd põline viljandlane. Ja muidugi ma soovin tulla meeskonnale appi, et oma seda 30 aastast kogemust rakendada siis Viljandi kui maailma parima kodulinna heaks. Aga kus sa nägid just, et nagu sellel hetkel nüüd täna on see, et ma teen selle otsuse ja ma tulen ka, aitan Viljandi linna elu kujundada, et ühelt poolt olles täna nagu erasektoris tehes ikkagi oma asja ja otsustades täpselt puhtalt ise enda tegemiste üle, et siis nüüd saab nagu kaasa aidata tegelikult kogu linna nii-öelda toimimise ja sellega, kui nüüd valikokku kogu valituks saab. Nojah, mul on natuke olnud rohkem aega, muidugi nüüd järjest uued projektid tulevad järjest peale, harjutan siin investeerimist ja olen tegelenud nõustamisteenusega ettevõtetele ja juhtidele, et oma kogemus ka kuidagi nagu rakendada. Aga jah, et mis ma siis ikka seal tugitoolist tagumisest reast seal kirun, et mul on parem siis ikka käed külge ja proovin midagi korda saata. Et ma arvan, et iga hea idee on, iga hea mõte, iga hea tahe on oluline. Nõus. Aga võib-olla natuke räägidki lähemalt, et mis on need kohad, kus saaks võib-olla ratsionaalsemalt või optimaalsemalt nagu linna nii-öelda majanduse kui ka eelarve võib-olla tegemiste suhtes paremini teha? Üldisemalt ma usun meeskonna töösse. Sest iga pisike detail loeb. Iga inimene on oluline. Ja iga idee võib esile kutsuda muutust ja iga otsus mõjutab kvaliteeti ja tulemust. Ja seda kõike ükski inimene ei suuda seda üksinda teha. Omalt poolt ma saan aidata luua siis meetodeid ja süsteeme, mis siis võimaldavad või aitavad professionaalsete teenuse osutajate siis eriteadmisi ja Viljandi linna elanike kui klientide vajadusi kokku siduda, et tuleksid esile kõige ratsionaalsemad lahendused. Et me kõik ju näeme väga selgelt ja kergelt, et kuhu on raha juurde vaja. Kuid sellised mugavus, harjumus ja sellised iganenud tõekspidamised varjavad neid kohti, kus on vähem raha vaja. Efektiivsus on igal sammul peidus, igal ajal, igal pool on võimalik efektiivsust peale keerata. Mul on ka üks väike selline näitlikustamise või visualiseerimise väike tööriistakene kaasas, millega nagu seda selgitada, et tõesti efektiivsus saab igal pool peale keerata. Et siin on selline väike selline vahuveini pudeli kork. Ja kui seda nüüd kasutada, see näitab, et ka vahuveini võib juua efektiivselt, kvaliteetselt ja tehes tarku otsuseid. Et kui on avatud, klaas välja valatud, võib-olla endale, võib-olla ka kaaslasele, et siis võib selle peale panna ja see hoiab selle kvaliteedi seal nüüd edasi. Ja ei pea seda klaasi või seda pudelit tühjaks jooma kohe.
saab nautida, teha tark otsus, panna see kork sinna peale, jätkata siis järgmisel korral. Ja see siis tagab tõesti, et ükski mull ei lähe kaotsi. Siin on ka peal kirjutatud, et iga mull loeb. Väga õige. Ehk siis sümboliseerib seda sama asja, et iga idee on oluline, iga inimene on oluline, iga hea mõte. Ja kui see süsteemselt ja targalt kokku kõik siduda, siis efektiivsus peab tõusma. Aga see on väga hea praktiline süke näide, et tegeledes ise veinidega, siis väga hea süke assotsiatsioon, aga kui sa vaatad täna just nagu kõrvaltvaataja pilguga, et mis on need valdkonnad, kus sa nagu tunnetad, et linnas tegelikult nagu esimeses järgus peaks võtma selle efektiivistamise ette, et on see, ma ei tea, huvihariduses, spordis, mõnes muus valdkonnas? Ja muidugi, eks siin teised kandidaadid ka kindlasti on sellest juba neid teemasid palju põhjalikumalt avanud, et spordiasjad on vaja korda teha, rahastamised ja huviharidus on ülioluline, aga see peabki jällegi olema tehtud niimoodi, et kvaliteeti tagada ja hoida, et mitte kaotada meie tegelikult väärtusi. Täpselt ja mõistlikult, eks, et kõik oleksid nagu, kõik oleks kaetud nii hästi kui võimalik. Ja muidugi selgelt sellised efektiivistamise kohad on need, et tuleb siis leida tõesti need kohad, kus investeerimine tasub ennast nagu ise otse ära, ehk siis need samad kulud, mida siis selle investeeringu kokku hoitakse, need seda sama projekti ka siis rahastavad sisuliselt. Et need on kõige paremad asjad, mida tuleb kindlasti esmajärjekorras teha. Näiteks nagu kui võtta hooned, eks, hooned kui sellised, et kui nad on juba väsinud ja vanad ja tahavad kogu aeg saada kõpitsemist ja raha, aga samas see nende väärtust ei tõsta, et saaks neid teenuseid tehtud. Et siis tulebki nagu mõelda, et mis on ratsionaalsem, kas võib-olla mingid hooned nagu maha müüa ja rajada mingi uus kokku panna. Täpselt, kus on see ruumiplaneering ja kasutus ja kõik on ülimalt efektiivne ja kuluefektiivne. Ja see kokkuhoid, võib-olla sellega saab see asi ära rahastada ja niimoodi see kvaliteet järjest tõuseb, et maksumaksja saab selle raha eest lihtsalt sama raha eest rohkem. Ja, sest mina näen ikkagi, et nagu ettevõtlusseisukohast, et see linnavalitsus ja ametnik ja volikogu ja kõik need on siis teenuse osutaja ja linnakodanik on see klient. Ja nüüd see teenuse osutajal on vaja teha maksimaalset koostööd, et see teenus oleks kliendi vajadustest lähtuv. Täpselt ja ta oleks sellele kliendile maailma parim võimalik. Väga. See läheb kokku ka, ma arvan, selle meie mõtteviisiga, et Viljandi kui maailma parim kodulinn, et nagu sa ütlesid, et igati pidi Viljandis, et mis on võib-olla see, kui sa räägid ka sõpra tuttavatega teistes linnades, kes elavad, et mis sa tooksid, ütleme Viljandi puhul, mis on see väärtus, et miks siin on hea elada? Mis sinu jaoks on see nagu hea elukeskkond? Kui ma Tallinnast tulen, siis kui ma nüüd vahepeal Tallinnas käin, siis ma järjest rohkem saan aru, et miks ma siin olen. Et juba see lähedus, kompaktsus, liiklus, rahulikkus, peresõbralik, igas aspektis. Okay. Ja muidugi ei saa mainimata jätta seda kaunist loodust ja mis siin linnas sees ja ümber on, et väga armas koht. Kuulda. Aga aitäh kõigile vaatajatele, kuulajatele. Aitäh, Tarvo, sulle. Ja muidugi kutsun kõiki valima ja tehke oma tark otsus. Ja, nii et järgmiste kandidaatideni.